raamistiku poole paiskab või hoiab meid sealt natukene tagasi, aga neid piirimaid me tahaksime teada. Ma üldse ei taha sellega tegeleda. Ei noh, vaat, kui oleks jõukene nagu, ma ei tea, reality show, Eesti otsib luuletajad. Saad aru? Tegevus toimub maitsekalt sisustatud saalis, publik on soliidselt riides ning eelseisva ootusest ja iseendi ilmselgest intelligentsusest puhevil. Lavale kutsutajaks esineja number 1. See siis Steven. Lavale kutsutajaks esineja number 1. Lavale kutsutaja keegi asjaline, ilmselt lavastaja jookseb lava taha ning pärast mõningate umbmääraste helide kuuldavale toomist tirib kardinate vahelt rahva ette väriseva, alatoidetud valget verd noormehe, kes jääb oma binoklit meenutavate prillide läbi hämmeldunud publikut kissitama. Lavastaja vannub habemesse ning jookseb uuesti lava taha ja naaseb võidunud vihikuga, mille esinejale pihku surub. Noorsand lappab natukene oma kirjatöödes. Lappab veel veidi. Kissitab kindluse mõttes veel korra kohtunike poole ning vuristab ette midagi kakendlikku ja ebamäärast maailma õiglusetusest, ühest naisest ja enesetapu ainuvõimalikkusest. Kummalisel kombel paistavad asjasse segatud olevat ka Viinamäe teod. Lõpule jõudes tõstab noorsand okulaarid kohtunike poole ning proovib naeratada. Viimane aga tardub hetkel, kui näeb endale suunatud ilmeid. Nuuksudes ja vihikut rebestades kaob tegelane kommentaare ootamata kardinate vahele ilma, et maailm oleks isegi ta nime teada saanud. Kohtunik Karl Martin on näost kergelt punane. Kohtunik Jürgen kaob nende haaknõelte kõlksudes hetkeks laua alla, kust kostab klompsuvaid helisid, nagu valataks midagi märga kuskile sügavale. Kes see kolmas? Kutset ootamata saabub lavale esineja number 2. Neiu on stiilselt riides, seksikas ja enesekindel. Jou rahvas! Hõikab ta soojenduseks ja alustab oma perverssete armuööde detailsetest kirjeldustest koosneva räpiga, millest sisalduvaid väljendeid ei saa avalikus meedias tsenseerimata, isegi kommenteerimata, rääkimata nende kordamisest. Maad võtab tsirkuse lahti pakkimisele sarnanev segadus. Kohtunik Toris kiljatab, pange kaamera kinni! Noorem osa publikust üürgab, naerdab, vanem osa seevastu sisiseb solvatuna. Lavastaja mängib endiselt lugeva näitsikuga ümber teelaua tulutult kulli. Poetess suudab siiski iseloomulikke liigutusi tehes edasi anda anaalseksiga kaasnevaid koti laksutamise hääli. Kohtunik Karl Martin hoiatab pead oma käte vahel. Hoiatab. Kohtunik Jürgen seevastu paistab ergas kui uuele elule ärganud. Millegi pärast on nende lauale siginenud Ararati konjaki pudel. Lõpuks jagatakse operaatori puldis mats lahti ning pärast hetkelist sahinat ja paari piiksu miljonite televaataja aparaatides minnakse õnnelikult reklaamipausile. Sealt saadakse teada, et reklaamipausi aeg. Eriline pesupulber lööb vähem rahaletti. Kõige kallim on odavam on meie aja moto. Erilises autos saad sa eriliselt palju keppi, rohkem võiduvõimalusi
pakub uusim spordiloto. Kui sa ei taha olla tavaline, ennast hallist massist erista, oled väga eriline inimene. Kui sa ostad kõike, mida ütleb reklaam, kui ostad kõike, mida ette näitab reklaam. Ainult üks pesuvahend annab loomuliku sära, seda ütleb meile särav valges kitlist tädi. Eriline pesuhambapasta märib hambad ära. Tavaline vetsupaber sealt läheb näpp läbi. Kui sa ei taha olla tavaline, ennast hallist massist eralda, oled väga eriline inimene. Kui teed kõike, mida ütleb reklaam, kui teed kõike, mida ütleb reklaam. Reklaami pausad.